Tere tulemast, Epp. Tähendab, sina pead mulle ütlema tere tulemast. Just, Anu, tere tulemast minu stuudiosse. Just, aitäh, et kutsusid ja meil on juba teine hommikusöök sinuga. Me oleme varem ka teinud ammu. Viimsis kuskil kaugel. Aga kuna munadepühad on tulemas, Epp, no kuidas siis saab ilma Epp Kärsinita? Loomulikult mune on vaja igat sorti, me hakkame kohe nendest ka siin rääkima. Aga alustuseks, kallikene, hommikusöök, toidud, kohv, koogike, ekleerike. Kas toit võib ka olla nagu seksuaalne või nagu afrodisiaakum, et ma söön midagi ja siis see natukene tõstab minu seksuaalsust või seksiisu? Ja kindlasti toiduga saab seda natukene võib-olla ergutada, et me teame ju, et šokolaad kindlasti, siis on austrid ja tegelikult ka millegi pärast natukene alkohol, sellepärast, et see alkohol võtab ära need piirangud ja siis see tekitab sellise vabaduse tunde. Ja loomulikult on ju kõik igasugused võimalused või vahukoort kuskile panna ja näiteks mine oma koolitusel, kui naised tulevad suuseksi koolitusele, et nad saaksid natukene nagu oma võib-olla sellist ebamugavustundest natukene üles. Ma olen teinud hästi lustlikuks, et kui ongi see lingam siin Herbert laua peal, siis ma kenasti panen šokolaadikreemi peale ja kõik limpsivad nii, nagu mina ette näitan. Herbert on siis üks päris asi. No. Me ei hakanud seda laua peale panema, sest ta on päris vulgaarne, aga vaata, kuidas ma ütlen praegu vulgaarne. Mehe suguelundi kohta ei saa ju öelda, et ta on vulgaarne. Ei saa muidugi öelda, et sellepärast mina ka kasutan oma koolitustel sõna lingam ja mina arvan, et nagu magamistuba võib olla väga mänguline, et me peaksime oma häbi ja piinlikkuse tunde juba jätma ammu igavusse ja mineme edasi sellise rõõmsa, õnnelikuna ja julgema kõik elud need naudingud vastu võtta. Ja mina arvan, et see ongi minu missioon inimestele tuua nagu nähtavale, mis võiks olla paari suhtes oluline, sest kui me oleme õnnelikud paari suhtes, me oleme õnnelikud magamistoas, siis me oleme edukad kõikides elu valdkondades. Et ma käisin just eile ettevõttes ühel koolitus tegemas ja ülilahe, sest sa saad ära siduda selle, mis tegelikult see, mis toimub koduseinte vahel, see otseselt mõjutab ka seda, milline sa oled töö juures. Wow! Sa tahad öelda, et siis produktiivne töötaja, rõõmus töötaja, selline terve töötaja on õnnelikus paari suhtes ja seksuaalselt rahuldatud. Vot nii, ülemused, vaadake järgi ja te hakake linnukesi tegema. Või kes on väga kurb, mingi päev töö juures tuleb tööle, on mussis ja suu on viltu, siis võib eeldada, et ei olnud vist kõik hästi. Ja, on vaata see piirkond, seksuaalrefleksoloogia, polaarsusteraapias, eks ju, et see piirkond on meil seotud suguelunditega, tegelikult näo järgi saad aru juba, kus inimene oma energeetiliselt seksuaalsuselt on. Ühesõnaga, kes on öösel suhu võtnud, kes ei ole. Vabandust väga. Nii, aga läheme selle juurde tagasi. Sul tulevad ikkagi inimesed, kes on pisut häbelikud, on ju? No kõige häbelikumad siia kindlasti ei jõua ja siia ruumi astuvad ikkagi sisse need inimesed, kellele meeldivad naudingud sama palju kui mulle. Oled sa kindel, sest mina olen ikkagi kuulnud sõbrannadelt ja sõpradelt, et ostetakse tihti siia ka selliseid grupi ürituse ma ei oska öelda pileteid või kutseid või siis kinkekaarte. Ja kinkekaarte. Seda tahtsin öelda. Ja seal grupis ma olen ikkagi kuulnud, on olnud inimesi, kes ei ole nii vabameelsed. No, on häbelikud, sa ei saa sinna mitte midagi parata. Ja, aga peale 4 tundi nad minuga ühes ruumis olles, nad pole enam endised. Sa annad neile mingit salaasja sisse. Ei, ma ei arva seda. Aga ongi nii, et algul sa võtad selle Herberti sinna, ma saan aru Ei, tegelikult ei hakka koolitus, kõige valem ongi see, et inimesed arvavad astud uksed sisse, me paneme Herbertit ja töövahendid laua peale. Kõige olulisem on tegelikult selle koolituse, praktikat me oleme kõik teinud, aga see teooria on kõige huvitavam ja tänaseks ma olen ju koolitanud üle 58 000 inimese ja nad ütlevadki, et kui nad tulevad siia ruumi, siis see teooria hiljem, nagu kui nad hakkavad praktikat tegema, tekib selline terviklikkus, sest ma võtan lahti peensusteni inimesed ise, küsin selliseid küsimusi, mida nad mitte kunagi varem ei ole endalt küsinud või oma kaaslaselt. Ja ütleme nii, et viimased koolitused ikkagi on naised, kellel on salvrätikupakid kõrval ja tulevad kallistavad ja ütlevad, et miks ma siia 30-40 aastat tagasi jõudnud.
Et jõudsid liiga hilja? Ütleme nii, et kunagi ei ole liiga hilja, parem hilja kui mitte kunagi, aga kõige rohkem, mille üle mul on hea meel, et emad käivad oma tütardega, isad oma poegadega ja ka sellised grupikoolitused, mis on eritellimustena, et kui ei taheta võõrastega koos olla, pannakse oma grupid kokku ja mul on nagu ütleme selles suhtes mõnes mõttes suur vastutus, aga ma alati olen öelnud, et mina ei ole seksiekspert ja ma ei pretendeeri absoluutsele tõele, et iga naise mehe seksuaalsus on ääretult unikaalne. Mina lihtsalt julgustan neid seda avastama. Jah, et sa ei ole mingi seksoloog. Ei, ma ei ole seksoloog ja et ma olen 100% kogemuskoolitaja ja tõesti nende koolituse taga on tuhandeid tundi praktikaid. Kas sul vahele pean küsima, kas sul vahel ei ole nagu, et oh my god, ma ei suuda enam, ma olen seda 100 korda rääkinud. Ei, iga inimene, kes siia gruppi on tulnud või kes on ka käinud korduskoolitustel, nad ütlevad, et ma räägin seda endiselt nii suure kirega ja ma ju kogu aeg teen ju praktikat edasi, ma kogu aeg avastan midagi ja kogu aeg ma tahan anda seda suurt, ütleme, kirge, mis minu enda sees on, et nad julgeksid hakata seda avastama. Okay. Nii, aga teooria sai läbi, minnakse praktika juurde, Herbert tuuakse välja. Ja naise mulaažid ka, sest mehed ju käivad ka siin koolitusel, mitte ainult naised, eks ju. Ja siis tulebki praktika, mul on seal suur ekraan, on kaamera ja kõik positsioonid ma näitan neile ette, et iga üks saaks siis kaasa teha. Aga siin ei ole olemas sellist, et absoluutne tõde, et nii nagu mina näitan, nii on õige. Jah, nad saavad konspekti, mis on väga selline täiuslik, seal on pildid, seal on kirjeldused ja ikkagi tagasiside on see, et esimesed korrad kodus harjutades on see, et konspekt on kõrval ja keel on äripakil. Ühesõnaga, tegelikult saab voodis ka siis nalja, mis on ka ülioluline. Ja ka see on muidugi, me peame ennast vabana tundma, et see ei ole midagi sellist, et me peame piinlikult, kramplikult olema, et tuli kustu tekk peale ja nagu tõesti mitte ühtegi piiksu. Et te teate kõik naised ja mehed, et meie hääl ja meie kehaline plastiline liikuvus on ka otseselt seotud sellega, kuidas me ise ennast oma kehas tunneme ja naudingud on seda võimsamad, mida rohkem me laseme oma keha vabaks ja lõõgastume. Absoluutselt. Nii, nüüd ühesõnaga läheb naine koju, on siin kursusel ära käinud, mees on voodis. No kas ma võin võtta siis selle vahukoore või siis kreemi, vaniiljekreemi näiteks ja öelda mehele, et nii, täna ma näitan sulle ühte trikki ja siis panengi selle sisse ilusasti ja ma arvan siin koolitusel ka, kui sa ei taha võib-olla Herbertiga siin, ma pean seda küsima, kas siin tehakse päriselt seda, iga üks saab oma Herberti? Ja sinna pannakse kondoomid peale, kui me räägime suuseksi koolitusest. Ja, just, et see oleks hästi selline hügieniline. Nii, ja mina naisena ütlen, oi, mina nüüd ei saa, et kustutage tuled ära, mina ei taha teiste ees, näe seal üks. Aga vaata, see ongi hästi huvitav, et nad ongi öelnud, et neil pole piinlik ega ebamugav, kuna ma olen ise nii vaba selles teemas, siis nagu kõik teevad kaasa, kõik 30 naisgrupis teevad kaasa. Ja Anu, kas sa tead, et ma kirjutasin meestele ka kokku suuseksi koolituse, nii et ma olen ainus naine, ma ei tea kedagi teist, kes õpetaks meestele, kuidas teha suuseksi. Voilà. Nii et see on täitsa uus formaat, aga see on teistmoodi üles ehitatud, et seal ei ole nii, et mehed kaasa teeksid, neil on konspektid väga täiuslikud ja mina näitan ja nemad lihtsalt jälgivad ja hiljem siis kodus nad saavad seda kodus. Sina näitad? Mina näitan ette ja kõik positsioonid, kõik koolitusel, nagu kõik, mis on nagu kas või võtame naine tunnema keha või lingami massaasikoolitus või jooni massaasikoolitused. Ma ei saaks olla täna koolitaja, kui mul ei oleks endal neid kogemusi. Ma olen 100% kogemuskoolitaja. Näitab kõik ette, me näitame ka siin lõpus ühe asja ette, see on suur üllatus. Ja ma tahan öeldagi seda saadet vaatavad, et nii paljud naised algus, kui nad tulevad, nad võtavad kuidagi, panevad mehe prioriteediks number 1. Aga naine peab olema ise number 1 ja hea seks saab alguse sellest, et naine tunneb oma keha ja ongi selline koolitus, kus siis peensusteni on seal teooria, kas või see teema, et kui me saame emaks, on ju, kuidas meie seksuaalsus muutub ja kuidas meie suhe muutub ja kuidas need kriisid tulevad nähtavale. Ja see aitab nagu naisel ise ennast mõista, miks seksuaalsus lukku läheb, miks mul ei ole enam isu, eks ju. Või kui ka naisel on sellised ülemineku aastad, eks ju, et ka seda teemat ma puudutan, sest ega see ei tähenda, et nüüd see kõik ära kaob, vaid sealt tuleb tegelikult see kvaliteet, aga kvaliteet tulebki sellest, et me saame teadlikuks. Just. Ja siis tulevad alles need lingamid ja paarisuhte koolitused on hästi ägedad, mida ma teen Vaagenküllist, nii et seal on ju 24 paari ja need on alati välja müüdud ja kõige ägedamad paarid tulevadki alati koos ja see nädalavahetus muudab nende paarisuhte kvaliteedi kardinaalselt.
Vau, ma arvan, see hotell läheb tuli kuumaks, see hõõguks. No sinna ei ole võimalik kohti saada, see on täna on ta nii populaarne see hotell, et isegi esmaspäevast pühapäevani mitu kuud ette, nii et ma arvan, et kõik, kes on seal käinud, et see on väga romantiline, väga-väga kaunis koht, kus lõõgastuda koos oma kaaslasega. Kuule, aga nüüd on selline asi, kuna munadepühad on tulekul, siis meil on siin igasugust erivärve mune. No mis asi nüüd see veel siis on? No see on selline, ongi mõnumuna. Sa võid selle üritada lahti teha. Mina üritan lahti teha. Et natukene selles suhtes on paha, et ta tuleb natuke keeruliselt lahti, et enne kui me hakkame magamistuppa minema, siis me võiksime selle lahti teha. Issand jumal. Siin on üks joon on siin. See lahti näita mõnu munas. Kellele see mõeldud on? See on mõeldud mehele ja see on hästi huvitav, et väga paljud mehed ei ole kunagi seda kogenud ja siin koolitusel, kui ongi nagu päris munavalge. Ja see ongi täitsa nagu munavalge ja sa võtad selle välja ja siin sees on ta on silikoonist, eks ju, ja ta on mustriline ja kui me nüüd, seda võib veega kasutada, aga mina olen kasutanud oma intiimkookosõliga, mis on nagu parimatest parim. Ja kui sa nüüd paned selle näiteks, ütleme, kui see on siis mehe linga, siis see pannakse siia otsa. Mina hoian seda enda käes. Et siis sa lihtsalt paned selle siia otsa. Nii pidi just. Ja lihtsalt see muster, mis siin sees on, siis see tekitab mehele nagu väga suurt naudingut, sest meie peopesad on siledad, aga kuna siin sees on selline tekstuur, siis see annab mehele nagu naudingut veel rohkem juurde. Oi, kui mõnus ja pehme. Näeb nagu oleks mingi krobeline või siksakine, aga tegelikult on sametine. Wow. Ja miks on näiteks nagu lingami massaaž hea, et näiteks meil on täna Eesti meestel on väga suur probleem erektsioonihäired ja on ka enneaegne seemnepurse, aga naised läbi lingami massaaži õpetavad mehele kontrollima ejakulatsioonimehhanisme, suunama naudinguid ja mehed hakkavad kogema sisemisi orgasme. Et tavaline selline lihtne, ütleme, ejakulatsioon, see tuleb väga-väga kiiresti ja see keskmise vahekorra pikkuseks Queensland ülikoolis on mõõdetud 5 minutit ja 40 sekundit. Selle aja jooksul naine ei jõua mitte kuskile. Ja selleks, et mees voodis kestaks, on vaja teha talle lingami massaaži. See on imeline, lihtsalt need mehed, kes on hakanud seda kogema tagasisidena, see on täpselt nagu taevane paradis, mis on sulle maa peale kätte toodud ja see on ülivõimas ja täpselt samamoodi naistele see joonimassaas, eks ju. Just, ja see, et naised oskavad selliseid nippe teha, see tähendab seda, et see mees on forever yours, ma arvan. Põhimõtteliselt küll. Just. Et mina arvan, et kunagi seal Araabia maades või ütleme Jaapanis ja kuskil seal idamaades naised on olnud nii targad alati. Vaata, nad on kasutanud mingeid spetsiaalseid õlisid, mingisuguseid loodusest, eks ole, mingeid ainekesi. Need lõhnad, spetsiaalsed õlid. Ka minu enda tooted, et kui keegi veel ei tea, siis siin on täpselt see sama afrodisiaakum, kui sa seda nuusutad, see on nüüd kehakooria. Et seda lõhna lihtsalt ei ole võimalik edasi anda, aga need, kes selle juba endale ostnud on, nad ostavad veel ja veel ja veel, nad jäävad lihtsalt sõltvusse ja muidugi see kreem, ta lõhnab täpselt samamoodi. Aga miks on ta eriline, et kui sa seda kreemitad, iseennast kreemitad, siis ta imendub väga sügavuti, siin on kõik looduslikud koostisosad ja ta ei rasvane ja ta tekitab sinus sellise nagu meelelisu ja sellised, sa tahad, sa kohe nagu tahad. Kas sa lähed ise aplaks miisuks või sa tõmbad neid teisi kõudse lähemale? See töötab mõlemad pidi. Ma mõtlen, kui õudne, kui ma hakkan nüüd igal hommikul ennast kreemitama sellise, siis lähen tööle. Aga miks ja siis on kõik kõutsid on mul kallal seal. Mamma mia, see on juba ohtlik. Ma pean siia vahele ühe loo rääkima. Mul sõber Anna lasi tuua ka kuskilt Amazonase metsadest imetillukestes purgikestes müüakse ka seda afrodisiaakumit, sellist õli. Ja mida sa paned ainult mingid teatud kohtades, läks õhtul välja, tahtis proovida, mis juhtuma hakkab, eks ole. No teate, mis? Ta sai koduksest kaugemale? Ei, ta ei saanud, sellepärast koerad hakkasid, tulid talle järgi. Inimesed, kes jarutasid koertega, mis asi, see on üks koer. Okei, läheb, ma meeldisin koeral. Ei, järgmine kolme, tõesti koerad tundsid seda kõige enne. See oli lihtsalt väike vahepala. Kuule, aga nüüd on selline asi. Ikkagi... Ülidest jäi pooleli, et
mäletad, Anu? Seda teavad kõik ju sinu õli, noh, räägi. Anu, see on nüüd palju parema koostisega Nii. ja see on ka tunnustatud Eesti Allergialiidu poolt, mis tähendab seda, et ta on tuppe mikrofloorale ohutu ja ta on ka antibakteriaalne, et ma veel kord ütlen, palun ärge kasutage libesteid, et kui te loete neid teaduslikke uuringuid, siis te saate teada tegelikult, mida ta teeb ja kuidas ta meile mõjub, aga see on nii ohutu, et seda võib süüa, seda võib peale määrida, sisse määrida ja muna praadida, juuksemaske teha, nagu tõesti see sobib igale poole. Meil 2 varianti, üks, mis pannakse kuuma vette, kus sa saad niristada teda välja ja teine on see, mida sa võtad. Ja ütleme nii, et need, kes seda on hakanud magamistoas kasutama, nad enam sellest ei loobu. Ja samamoodi, eks ju, kui me saame naistena vanemaks, on ju, meie keha võib muutuda, ei teki seda nii lihtsasti. Tekib kuivus, et siis ta on lihtsalt ideaalne just selliste nagu asjade ennetamiseks. Ja kui teil seda parasjagu kodus ei ole ja on kuivus, siis võtke kreemi, võtke vahukoort ja määrigi kas või seda. See on. Aga ütleme ikkagi ära, et tegelikult toitu sinna naisele ei tohi panna või? Ei tohiks panna, sellepärast suhkrud ja kõik need võivad ikkagi rikkuda seda mikrofloorat, et rinna peale, ütleme, naisele võib panna šokolaadi, me võime limpsida, kuigi jah, et tupp ongi ise puhastuv, aga ikkagi, kui me paneme mingisugust vahukoort sinna, siis see tegelikult võib natukene ärritada. Ja. Kuule, aga mul oli ikkagi sõbranna, kes soovitas, me läksime kõik sauna ja siis tema ütles, tal oli teooria, et kuidas saaks siis selle seest poolt kõik pehmeks ja siidiseks, et tuleb mett panna. Seda mesi on, jah, seda ma olen ka kuulnud. Seda me tegime. Ja tegite. Ja. No väga tore oli. Aga kuule, aga nüüd natukene tagasihoidlikumatele inimestele. Kas ma saan kuidagi oma meest nagu, issand soome keeles on nagu vigitella, nagu tema tähelepanu või tema nagu himu tekitada. Kas sa oled kuulnud, Anu, seksisukast? Seksisukk? Jaa. Ma tahan seda kohe näidata. Mamma mia, no mine kõbinal. Nii, mis asi see veel on? See on seksisukk. Oh my god, mis sellega hakkab toimuma? Sa paned selle selga ja lihtsalt ilmud mehe ette. Aha. Ja igal naisel peaks olema käekotis alati üks seksisukk, et kui on vaja oma kaaslast üllatada. Ja neid on hästi palju erinevaid variante tegelikult, et need on tõesti sellised vallatud ja miks on nad hästi toredad, sellepärast, et nad sobivad SML, XL, nagu nad väga hästi nagu venivad ja on naised ise ka öelnud, et kui sa selle juba selga paned, sa tunned, et sa oledki nagu selline, nagu sa ütled, seksi miisu ja augud on kõik õige koha peal. Et seda ei pea nagu, kui läheb lustimiseks, ei pea seda seljast ära võtma. Imeline. Ja tead, kui paljudele meestele meeldib seksi ajal, et on jalas sukad ja kingad. Et see on väga paljude. Ma ei tea, meil on operaatorid ja fotograafid täna siin, ei saa nende, kes nüüd praegu küsida, just kuidas nendega lood on. Kuule, aga sellistele tagasihoidlikumatele, nii. Ma olen nüüd kohtingul. Kuum suvepäev on. Ja, kuum suvepäev. Me ostsime jäätist. Ja ma hirmsasti tahaksin seda meest nüüd kuidagi niimoodi. Ma ei taha veel... Ma tahan, et meil veel see romanss kestaks. On ju, et ei oleks nii, et täna saime kokku ja kohe tšiki-priki on ju. Või siis, et 3 päeva tagasi saime kokku ja nüüd kohe toimub. Ma tahaks nagu seda venitada. Võt see võiks ka meeles pidada. Me räägime sellest oma pikemas intervjuus. Tahaks sellest eelmängust rääkida. Just, sellest me räägime. Just, et me ei taha kohe seal on ju, ma tahan niuka seksimiisu ikkagi olla, aga et juba tekiks nagu midagi, mingid fantaasiad hakkaksid nagu toimima. Kas ma saan seda jäätisega kuidagi teha? Ja see juba see, kuidas sa teda nagu lihtsalt ei rapsi lahti, vaid sa võtadki ta juba nagu niimoodi nagu sensuaalselt. Tundega. Mitte nii nagu mina praegu tiiger. Nii, oota, et ma hakkasin rapsima juba. Nii, rahulikult peened poe. Sa saad nagu teda lahti riietada. Just. Nii. Jäätise süü. Oh my god, mul tuli selline. Oh my god. Kuidas ma saaksin jäätist süüa sensuaalselt ja seksuaalselt? Ma hakkan külje pealt, mitte niimoodi ja. Mahu mulle suhugi. Kuule, kas vahel võib liiga suur ka olla? Ja muidugi. Mehel, mis siis teha? Siis saab teha seda küünarnukõndla trikki, et siis mees arvab, et sa võtad suhu.
Okei, lähme edasi. Millal krõmps käib? Ei, no sa veel ei võta. Enne me ei hammusta, siis sa võtad nii. Nii sügavale ma näed. Nägid, mul ei mahtunud. Mahtus küll. Ja siis alles võtad. Ma juba hammustasin. Ei, tema sulatab. Ma juba söön. Mul on eelmäng läbi juba. Nii et saab väga mänguliselt tegelikult seda jäätis süüa. Tegelikult saaks jäätise peal ju seda proovida ka. Muidugi saab. On ju? Harjutage jäätise peal suhu võtmist. Soovitan soojal. Muidugi. Ja tegelikult kui jäätisega mängida. Just. Ja siis limpsida. Kui jäätisega mängida, me mõtlesime nüüd siis selle niimoodi. Et see külm ja soe nagu see kontrast, see tekitab ka väga suurt nagu erutust. Ja ma tean. Ja sa võid ka endal teha rinnad kokku ja sa lähed vaatad musu, vaata, mis juhtus. Okei. Jumal tänatud, et nad on need jäätised nüüd väiksemad teinud, on ju natukene, sest enne nad olid päris pirakad. Ja, siis on keeruline. Nüüd ma sain aru, miks need jäätised väiksemaks tehti. Mitte raha pärast, vaid sellepärast, et meil oleks parem suhu võtta. Nii, kõik me läheme nüüd rahuneme maha vahepeal, võtame lonksu kohvi ja jõuame pikema intervjuuni, kus mul on sulle hästi palju põnevaid küsimusi. Väga hästi.